Millised vaated? Oh. Mine muffi, kui väsinud jalad on. Otsa vana! Sa käisid näoga maassi korras või? Vaata su näojälg on seal. See polnud valus. No nii, reede käes, 28. veebruar ja uued seiklused ootavad. Plaan on minna siis suusatama Itaaliasse. Ja mina ja Genert lähme siis kahekesti bussiga ees ära juba. Teised pühapäeva õhtul lendavad meile Milanosse järgi, korjame nad sealt peale ja siis juba ootabki meid Cervinia. Kogu kola on bussis kaasas, lendajad tulevad käed taskus põhimõtteliselt. Mõni võib-olla võtab seljakoti, muud suurt midagi. Ja mis seal ikka? Asume teile. No nii, Läti, Leedu. Kohe saame Poola trassi peale ja keskmine kiirus peaks jõudsalt tõusma hakkama. Ja jõudsime Tšehhisse. Esialgsed plaanid ei näinud ette, et nii pikalt sõidame ja jõudsime rohkem. See tähendab, et homme on lihtsam. Väike pesu ja tõstame voodid kokku ja 2010 kilomeetrit sõidetud kodust ja jõudsime Itaaliasse. Sõidame siin Alpide vahel juba ja mäevaated on juba täitsa võimsad ja mõnusad ja siin on juba ikka lõbus sõita. Teed on põnevamad ja vaated on ilusamad ja... Samal ajal, kui me Genertiga 2600 kilomeetrit autos veetsime, istusid teised Tallinnast lennukile ning 3 tunni pärast maandusid Milanos, kust me nad ka peale korjame. Kallid reisukaaslased, lõpuks jõuavad kohale siis. Hei hopsti, Meelis Essa, Sander Tessa. No tere, kuidas lend läks? Milano lennujaamast on umbes 2,5 tunnine sõit meie ööbimiskohta. Jõuame 1:30 öösel kohale ning proovime end välja magada. No nii, esimene hommikused, kõik on ülivärsked, välja puhanud. Võileivad, pudrud. Väga rikkalik. Kurat, nüüd hakkas alles lindistama. Ja hommikune kogunemine. Lähme nüüd jalutame bussi peale ja lähme sõidame Cervinia külla. Aga siin on siis bussipeatus. Siit saab tasuta bussi peale, mis viib siis sinna külla Kondini. Oleme siin Valtornans koduküla Kondli juures ja hommikul siin juba väike järjekord ärki-särki. Sellised Kondlid, väiksed kuubikud liiguvad üles. Lähme ikkagi siit peale siis. Jah, sest meil juhtus siuke olukord, et järgmine buss Cervinasse läheb kell 10 meie kodu juurest ja kell on praegu 8:42. Nii et lähme siit. Lähme siit. Natukene potikultuuri ka. Siin potti pole, siin on augud põrandal. Meestel pole muidugi probleemi, aga naistel on väiksed mured. No nii, esimene tool siis siin Valtornans siin poolel. Väiksed komplikatsioonid juba. Ja Sandril jalad olid risti siin natuke. Nüüd sai natuke paremaks vist. Enam-vähem. Saab hakkama, ütleme nii. Kogu Cervinia ja Zermatti keskuse võib jagada 3. Valtornans, kus lähedal elame ka meie, Cervinia ning siis juba Šveitsi riigi piirides asuv Zermatt. Itaalia poolel on kokku umbes 150 kilomeetrit hooldatud suusaradasid ning Šveitsi poolel Zermattis on umbes 200 kilomeetrit. No nii, esimesed tõusud siis. Hakkame juba 3000 meetrit ületama ja vaated on ilusad, eks? Jaa. Oota. No Sander, esimesed emotsioonid? Väga hea. Väga soe. Kuidas ilm on? Soe. Soe.
esimene pikem sõit tehtud. Ja nüüd lähme selle kondliga üles. Seal mahutab 125 inimest. Siin videos asume me juba 3480 meetri kõrgusel merepinnast. Aga siit saab veel edasi minna Šveitsi aladele, kus suurimaks kõrguseks 3883 meetrit. Tegemist on seega Euroopa kõrgema suusakeskusega ning ka maailma mõistes on ta kindlasti top 3. Mõnus kulgemine. Jaa. No päris hea või? Mis ma oskan öelda? Täitsa mõnus on kruiisida. Hästi laiad rajad. Auke pole. Popumaad ei ole. Siledad ilusad rajad. Laugeid kohti on natuke palju. Numelaua meestele võib-olla natuke võtab motti ära, aga mida on vaateid? No nii, vähe järgnev lõik nüüd. Mis rahvas arvab? Kenerdile ka natuke eetri aega. Tuleb ilusti kandevarvas ja kõla pani matsu. Väikest contenti natukene ja Kenerd pani matsu. Wow. Nii, väike autasu päeva lõppu siin. Oleme jälle oma koduküla pool. Ja ilm on ilus. Sõidetud on päris palju täna isegi. Ja lähme karastame meeli. Selgid joogid. Tehtud. Ja siis on veel koju sõitu. No ma ei tea, kes peale neid jookena on koju sõitu. Võib-olla on vaja tellida kopteriga. Transport koju. Võtsime siit õlle ja õlle hind oli vist 6 euri või? Õlu oli 6 euri siin mäe peal. Nii et väga ei saa kurta. Saab olla palju hullem. Ja alustame siis päeva viimast laskumist kodukülla. Eks need õlled sees tuleb ettevaatlik olla, jalg on võib-olla keskmisest pehmem. Aga pole vigu, kõik lähevad. Järsult läheb! Ja vähe raskem rajalõik siis. Vaatame, kuidas nad tulevad. Perekond Veermäe tuleb võiduka lõpuni, esimene päev.
Servinia poolele, palju meil aega läks, tundi kindlasti mitte. Päris kiiresti saime täna. Lumi krudiseb ilusti jalge all, aga päike hakkab juba kütma ja ootame teiseka nüüd ära ja nüüd sõidame siit mööda number 7 rada täiesti Servinia külla ära. Ja siis lähme avastama juba uusi radasid. Ja järjekordselt vaadetest ei väsi ära, minu taga on siis Matterhorn 4478 meetrit. On ikka võimas küngas küll. Ja let's go! Aga niimoodi, et kannakandil läksid nagu kannad maha ja viskas kandi nagu ära vaata ja kohe niimoodi perseli, et nagu... Ja siis tulingi sealt pool mäge, lihtsalt ei saanud enam pidama, tuled alla niimoodi seal. See oli väga võlus rada. See oli selline natuke lauge, aga nii hästi korras ja nii vähe inimesi. Ei julge keerata nüüd. Natukene sõitud, täitsa mõnus rada niimoodi kulgeda. Kihutamise rajad. Sõitsime siis mõned mustad rajad läbi ja mõned punased, mis tegelikult tundusid mustad isegi. Inimesi oli võrdlemisi vähe, aga ütleme nii, et jäised olid need lumeolud. Sai mõned korrad kukutus, aga muidu võib rahule jääda. Tegelikult on hea. Vahel on natuke järsud. Ei julge võib-olla nii hooga sõita, kui tahaks. Ja kukud on valus, sest on jäine. Oskad meile praegust ilma ka rääkida vaatajatele? Päike paistab, soe on ja nagu nägudest näha, siis ka päike võtab. Nüüd lähme siis, mis asi, Plantoret oli või? Ja. Mingisugune koht, kus on siis Epic Sack Sky. Epic Sack Sky vist pidi täna esinema. Siis laua peale. Teeb väikse lõuna hingetõmbe ja võtame vitaminõõd ja läheb edasi. Ja Lav Servinias saime siis laua 8-le, ootame teiseka ära. Teeme väikse lõuna, teeme väikse tringi. Ilm on ilus. Kampsuni veel täitsa paras olla. Meil, kuule, ma leidsin meil šampuse, mille me saame 2 peale võtta. Tahad või? Kõigest? 2080 euri. Mul on 80 eurot tuleb. Siin oli odavamat on veel, siin on 1900 ka. No nii, siin on näha mõningad hinnad, et kiire tutvustus, et pasta on 25 euri. Burger on näiteks 28 euri. Magustoidud kümpa. Tellisime tüdrukutele aperolid. Mekib hea. Taustal on Matterhorn. Väga ilus.
söök on kallis, joogid kallid. Tulge Itaaliasse ja... Aga mitte nii kallis kui mina. Jah, tulge Itaaliasse. Kõik on kallis, aga kas Karin on ka kallis või? No toidud on kallimad. Toidud on veel kallimad. Aga ei, muidu on tore. Millega on tegu, Sander? Karina mingi põsega. Karina tagumise põsega. Väga mahlaga. Suus sulab, võiks öelda. Iga kord, kui mina tahan napsi tema toidust, siis on... No vaata, mul on lihtsalt makaron. See on siis 15.50 viimane tool, millega saab kodu poole, et siit maha ei taha jääda. Ja, see tuleb kiiresti. Oh. Päris head õhtused kiiruskatsed. Korra sõitsime päris kiiresti, jah? Jaa. Korra vaadati isegi käest. Ja rada ei olnud enam nii sile, vaata, ta oli ikkagi tahtis tähelepanu saada, et... 65 kilomeetrit tunnis. Oh, 65 kilomeetrit tunnis viimane run siis. Pole paha. Absoluutselt. Päev on edukas olnud. On tõesti. Ossa, vana! Sa käisid näoga maassi korras või? Mine muffi, vaata su näo jälg on seal. Väga hea, väga hea. Millised vaated? Ja Astridil tuleb välja küll juba, kand ja varvas, 1, 2, 3, nagu öeldakse. Ja Kennertil samamoodi. Tahtsime kohalikust poest saada Alpide traditsioonilist napsu. Ja tädi pakkus kõiki neid jooke. Kenepi. Ehk siis see on tehtud sellisest taimest, kus ta rääkis, et see kasvab alates 2000 meetrist ja siin Alpides ja ainult siin regioonis. Ja tädi andis nii palju maitsta, et maitsed läksid täitsa segamini. Näevad punaseks ja oleme ka natuke juba purjus. Noh, esimene emotsioon. Sander, sa ütlesid, et siin ei ole alkoholi maitset. Ei ole ju väga ju. Ja täna siis mõtleme minna Šveitsi poolele. Täna siis võtame oma auto, läheme sellega Serviniasse välja 8-9 kilti. Ja sealt saab juba kiiremini tippu ja Šveitsi poolele. Ja see on siis väga suur kondel, siia mahub 125 inimest. Oho. Rahvast kuidagi nagu siin koguneb palju.
päris Zermati alla külla vist praegu ei lähe. Või noh, tegelikult saame veel mõelda. Aga oleme lõpuks siin Šveitsi pool ja kuidas öelda, rahvast oli see mustal rajal kuidagi palju. Ja sellised suured kondlid. Või noh, kui suured, tavaliselt. Oot. Ja nüüd lähme siis Cornergrat tippu. Rongiga saab sinna, pileti sees on ka, saab rongiga sõita ja puha. Kõik on juba väsinud. Pole veel lõunagi käes. Mina ja Meelis otsustasime sõita võimalikult palju radasid siin Šveitsi poolel ning ülejäänud kamp läks tutvuma Zermati linnaga. Vaatame mingi rongi ajaga tagasi, sest muidu ma ei tea, kas me üldse jõuame. 12, 24 ja 12. Oleme jõudnud Zermatti. Autodega siia ei saa, ehk siis siin liiguvad ainult elektrilised või kondimootori jõul asjad. Ja esmapilgul ei ela inimesed Šveitsis eriti halvasti. Nii, Zermatis esimesed söögid, supid, salat, burgerfriikad. Seal lahutkonnas on ka söögid. Kui me nüüd siia sisse lähme, siis siirub pukskive. Kui Šveitsi poolelt õigel ajal viimase kondli peale, mis tippu viib, ei jõua, siis on kehvasti. Taksoga Serviniasse tagasi võtab aega umbes 5-6 tundi ning hind kujuneb umbes 500 euro kanti. Sellisel juhul oleks targem vist juba otsida üks ööbimine Šveitsis. Ja kõik need tipud seal on, paljud tipud on isegi 4000. Liustikud tulevad alla. Nüüd aga lähme otsime oma sõbrad üles ning teeme ühe kosutava pausi. Siin Meelis, kas keegi kuuleb mind? Sina kuuled oma jaamas mind? Ja mõtlesime, et Šveitsis peab ju ka ühe õlle ikkagi võtma, aga ei olnud kallim kui Itaalia poolel väga, nii et ei saa kurta. See oli kodu lähti. Ramscheier, suure moč siider de pomme. Esimene emotsioon. Päris hea. Lahja on laisk. Ei ole. Pigem on siuke nagu õunamahla lihtsalt. Natuke isegi väike õllesmekken on siin sees. Päris Sommersby ei ole, jah? 8 euri oli see poolene pudel. 8-7 Šveitsi franki. No, põhimõtteliselt nagu 9 euri. Siis lähme koos keskuse tippu, kust saame juba Itaalia poole alla sõita. Tipust meie kodukülla on üks maailma pikimaid radasid. 22 kilomeetrit järjest mäest alla. Ja siin olemegi siis kõige tipus 3883 meetrit ja no millised vaated, põhimõtteliselt Euroopa katusel. Need pilved seal taga õudune. Ja siit peame hakkama alla sõitma siis. Peame jõudma siis Servinia külla. 1800 meetrit peame allapoole saama. Lepita!
No mis sa arvad vaadetest? Ootame siin, et liftiga saaks alla raja juurde ja nii kaua saame siit aknast vaadata. Nüüd sõidame sinna platoo Roosa juurde, kus mu näpp on. Nii aga vaated vaadatud ja meil läheb ees. Lähme siis siit trepist alla ja siis sinna rajale peame jõudma. Siit poolt. Siis on ikkagi ilus vaade. Jaa. Tipust autoni sõitu võtsime mõnuga ning ei viitsinud rohkem filmida. Nüüd aga sõidame autoga Cerviniast umbes 8 kilomeetrit meie kodukülla Valtornanši. Täna sõitsin lumelauaga kokku 42 kilomeetrit. Senimaani oleme ise oma majutuses kõik hommiku ja õhtusöögid teinud. Täna õhtu aga lubame endile ägeda päeva puhul väikest väljaskäiku. Oo nii, no nii tulevad. Mida? Mul viinripitsa. Sinu käest nii väike. Nii ja pitsa hind oli siuke 9 euro keskmiselt vist või? Ja täitsa suured lahmakad, nagu näha võib. Ja Itaalias pannakse ikkagi ka ananassi pitsa peale. Hambad ulutud juurde. No see kleepab ju lusikas isegi, lusikal on valus isegi. Hästi üles raskem ikka. Ma siis esindan kõiki neid, kes ei ole nii profid, nagu näiteks on Raili ja Hendrik ja veel mõni Meelise nimeline näiteks. Et see must rada oli iseenesest tegelikult päris mõnus, ta ei olnud liiga must. Mina isiklikult, ma olen veel nii nuup, et ma ei julgenud nagu Varpakandi peale minna. Aga nüüd tulime tagasi siia Cervinia küla keskpunkti, kus kondid lähevad, siis kogume siin oma seltskonna kokku ja siis ei teagi, mis saab ausalt öeldes. Leidsime Melliga väikse vahepeatuskoha. La Bricole. Sellise kohaga nimi siin tõstuki all ja seest äkki saab ikka õlle ka, et täna polegi veel sennemaani jõudnud. Kerged pilved hakkavad nagu tekkima, aga vaatasin ilmateadet, et homseks ikkagi lund ei luba. Küll aga pühapäev, esmaspäev näitab roppu lumesadu. Aga siis me oleme juba kodumaal.
Viimane päev. Kõigil oleme toolil, kõigil lauad all, aga Gerertil on laud kadunud, sest et kukkus jalast ära, kui toolil istusime. Teistel kõikidel ilusti lauad all, kõigil tujud head, ilm on hea. Saime siia siukse erasõidu omale. Vist on kõige uuem kondel siin keskuses üldse. Ja see viib meid siis 3500 meetri pealt peaaegu 3900 meetri peale. Siin 3500 peal oleme praegu põhimõtteliselt pilvedes, et lähemegi vaatame nüüd, kas see 3900 on siis nagu pilvedest kõrgemal. Nii, ja saime pilvesest välja. Minu selja taga on juba tipp paistab. Ja Melli selja taga on udu. Või siis pilv. Sellised uhked uued kondlid. Ja isegi materjon natukene paistab. Ja siin on kõik see ala, siin on liustik, et siin näete sellised nööptõstukid on ja siin saab põhimõtteliselt terve suvi läbi siis liustiku peal ka suusatada. Piiris kõrgemale jõudma, Melli selja taga juba mingid tipud paistavad üle pilvede natuke. Õllemops. Pilvekiht ongi allpool, oi, me näemegi ära selle. Raili selja taga on ka kaugel mingid tipud. Kas näete neid inimesi seal? Zoomin natuke sisse. Hullud vennad. Selline rajates siia kõrge kaljunuki sisse ehitatud. Ulmevärk. Ja selline oligi meie väike suusareis. Minul sai kokku sõidetud 5 päevaga 180 kilomeetrit. Tippkiiruseks 79 kilomeetrit tunnis. Vaadete poolest kindlasti üks uhkemaid suusakeskuseid.
Kahjuks värsket puuderlund me seekord kogeda ei saanud, aga ilm ning rajaolud olid iga päev väga head. Sureb.